Tervist, minu nimi on Meelis Keldremaa ja täna ma räägin siis teile foori tuledest. Sellel slaidil nüüd välja toodud siis väga palju erinevaid foore. Nagu te siin näete, on foorid 11-12 on tavafoorid, 21, 22, 23 on siis noolfoorid ja 31A, 31B, 32A on siin tavafoor koos siis lisasektsiooniga noolfooriga. Ja 24-25 on jällegi täpselt samamoodi noolfoorideks. Kollase vilkuva tulega foor. Selliseid foore ei ole meil palju tänavatel, aga mõned siiski on. Mida selle fooriga siis tahetakse meile öelda? Selle fooriga juhitakse meie tähelepanu näiteks mingisugusele kohale. Valdavalt on need vilkuvad foorid pandud siis reguleerimata ülekäigu radade juurde, kus siis juhitakse autojuhtide tähelepanu, et siin on ülekäigurada. Mõnikord võivad olla nad ka ristmikel või siis muudel sellistel ohtlikel kohtadel. Aga nende ülesanne on siis juhtida siis autojuhtidele tähelepanu siis selle antud kohale. Need foorid 71, 72, 73 on siis nüüd raudteefoorid. Punase tulega muidugi me ei tohi foori või raudteed ületada, et kui fooris põleb valge tuli, siis me saame raudteed ületada ja kui tõkkepuu on ka muidugi üles tõusnud, eks ole, kui on raudtee ülesõidu koht, siis reguleeritud ka tõkkepuuga. Siin on nüüd siis ka järgmised foorid, mis on jalgratta ja siis ka eraldi jalakäija foorid, jalakäija ja ka ratturi foorid siin. Ka neid foore me näeme liikluses ja siin siis lõpus on ära toodud ka jalakäijate foorid. Suunamuute foor on nüüd võrdlemisi uus asi meie liikluses. Antud hetkel siis on üks tänav Tallinna linnas, kus on siis muud suunamuute foor ülesse pandud. See on kesklinnas, telemaja juures. Ja kui te sinna satute, siis tähelepanelikult vaadake, millisel sõidurajal te sõita tohite. Et punane siis rist keelab antud sõidurajal sõita, roheline nool siis näitab, et sellel sõidurajal te tohite sõita. Kollane siis suunab teid kõrvalrajale. Ühissõiduki foorid on siis mõeldud ühissõidukitele, sest reguleerib siis nende liiklust. Siin on ka joonisel ära siis näidatud vasakul pool siis tavafoorid, eks ole, üleval seal ja paremal pool on siis ühissõiduki foor. Nii, vaatleme siis ühte ristmikku, mis suunas siis on lubatud liikuda sõidukitel antud ristmikul siis. Kuna siin ristmikul ei ole sõiduradade ega suundade märki, siis foori lubava tule ajal võite te keerata nii paremale, liikuda otse, kui pöörata ka vasakule ja ka tagasipööre sooritada. Nüüd lisame sellele tavafoorile siis lisasektsiooni ja foori lubava tule ajal, taaskord jällegi ristmikul ei ole siis sõiduradade ega suundade märki. Me võime antud ristmikult siis sooritada pöörde paremale, liikuda otse mõlemalt sõidurealt, pöörata vasakule ja sooritada ka tagasipööre. Nüüd me muudame lisasektsiooni asendit. Lisasektsioon siis nüüd on meil paremal pool. Jällegi, meil ei ole sõiduradade suundade märki. Antud ristmikul siis lubava foori tule ajal me tohime pöörata paremale, liikuda otse mõlemalt sõidurealt, pöörata vasakule ja sooritada tagasipööre. Nüüd meil lisasektsioon siis on asetatud vasakule poole. Põhifooris on meil keelav tuli, ehk siis punane tuli,
Antud ristmikult me siis parempööret sooritada ei tohi, otse liikuda me samuti ei tohi, küll aga me tohime sooritada vasakpöörde ja pöörata antud ristmikult tagasi. Ristmikul taaskord ei ole sõiduradade suundade märki. Nüüd me põhifooris põleb meil lubav foorituli, lisasektsioon aga ei põle, seega antud ristmikult siis nüüd me tohime sooritada parempöörde ja liikuda otse. Küll aga ei tohi me keerata vasakule ega sooritada siis tagasipööret, sest lisasektsioon ei luba meil seda. Järgmiselt ristmikult siis on meil nüüd 2 foori, ehk siis tavafoor ja siis noolfoor. Vaatame nüüd siin seda olukorda, kui meil tavafooris põleb punane tuli ja noolfooris on roheline tuli, siis antud ristmikult me ei tohi sooritada pööret paremale ja ei tohi liikuda otse. Küll aga me võime pöörata vasakule ja sooritada tagasipöörde. Sellega me fooritulede teema lõpetame ja liigume edasi siis järgmise teema juurde.